Tere hommikust, tere hommikust, tere hommikust. Esimesed miinuskraadid, päike paistab. Ma loodan, et kõik on juba saanud õue piiluda natuke ja mõelda, et mis võiks olla tänase päeva selline väga hea eesmärk. Ja ma loodan siiralt, et tänane selline 45-50 minutit annab sulle ka head mõtteainet juurde, kuidas olla paremini fookuses, kuidas püsida oma eesmärkidega sina peal. Ja sellest tegelikult ma kavatsengi täna selle lühikese aja jooksul rääkida. Kes pole varem käinud minu seminaridel, siis tõesti mina olen Signe ja olen iseenda bossi kalendermärkmiku looja ja autor ja tegelikult on see sündinud täiesti sellest reaalsest vajadusest, et olla ühelt poolt igapäevaselt väga tegus ja olla ka iga päev oma suurte ja väikeste eesmärkidega fookuses. Ja mul on ka tegelikult palve, et sina, kes sa mind täna kuulad, et kui sul vähegi on julgust teha ekraan avatuks, siis on alati hästi tore näha neid inimesi, aga mikrofoni võib panna esialgu mute'i peale pärast, kui me hakkame natuke nagu diskussiooni tekitama, siis saame rääkida. Aga selleks, et tänane veebiseminar oleks põnevam ja et toimuks õppimine üksteiselt ja teiste üksteise tegemistelt ja mõtetelt, siis minu palve sullegi ongi tegelikult see, et sa kirjutaksid sinna chati, mis on need tegevused, mis on aitanud sul või mis aitavad või mis on sinu sellises heas raamistikus, mis aitavad sul oma eesmärkidega olla fookuses, et mis on need tegevused, põhimõtted, lähenemisviisid, mis toetavad sind eesmärkide saavutamisel. Ja kõikide nende, kes julgevad oma vastused kommentaarides kirjutada, siis nende vastunute vahel ma loosin välja täpselt just ühe sellise 100 fookuse päeva märkmiku, nagu te siin praegu ekraanil näete, ehk et siin mu enda oma on ka olemas. Nii et pärast võtan kellegi, kes aitab mul selle loosi lõpuni viia. Nii et iga mõte on hästi oluline ja sa kunagi tegelikult ei tea, kuidas sinu mõte võib kedagi teist edasi aidata ja mina ütlen ikka selle põhimõttega, et me inimestena saaksime paremat muutust ühiskonda luua. Selleks tuleb üksteist inspireerida ja julge olla. Nii, aga liigume siis edasi. Nii. Võib-olla lühidalt, et nii palju iseendast, kes pole varem minu seminaril käinud, siis ma tõesti täna olen toimetamas tööandja brändingu ja persoonibrändi enesejuhtimise valdkonnas, tegemas just arendustööd erinevate meeskondade ja tiimidega ja et kuidas siis üks ettevõte võiks julgemalt ennast välja näidata, sest täna ma tõesti ei tea ühtegi ettevõtet, kes ei peaks mõtlema, kuidas see tööandjana välja paistab. Just selle põhimõttega tulemusolevatel töötajatel oleks hea motivatsioon ja selgus ja samuti just need, kes tulevad potentsiaalsed tööotsijad, kandidaadid teie juurde ja küsivad, et miks ma peaksin teie juures töötama. Ja ma näen nii palju ägedaid inimesi või ägedaid ettevõtteid koostöös, aga just kui nende ägedus on kuidagimoodi pandud peitu liiva alla ja nad ei oska oma ägedust välja näidata. Ja vot mina olen nüüd see hea ekspert, kes aitab selle ägeduse välja näidata, leiab kanalid, leiab mõtteviisid ja toetab kindlasti ka brändisaadikute ideestiku arendamist. Ja loomulikult mind väga huvitab ühes meeskonnas töötav inimene, kes on ennastjuhtiva inimese ideestiku ja mõtteviisiga. Ehk et olla vastutaja, olla otsustaja, olla ise eesmärkide seada ja mitte ei oota mingisugust motivatsiooni või mingit kuuseisu või esimest miinuskraadi. Nii et see on see, mis mind ka hästi kõnetab ja ma tahan tegelikult täna selle veebiseminari kaudu teid ka heas mõttes natuke nagu nügida, et rääkida ikkagi sellest eesmärgipärasest elust, sest eesmärgipärane elu on lihtsalt suurepärane. Nii ja minu tegemistega saab hoida kursis sellisel kanalitel, nii et kutsun kiikama. Kirjutanud päris palju artikleid erinevatel teemadel ja ma võin teile öelda, et päris mitmed artiklid on tasulised, aga siiski ma olen pannud oma blogisse ülesse, nii et kutsun julgelt oma blogi uudistama ja seal on palju ka teisi veebiseminare, nii et saate nagu kvaliteetset sisu kohe kindlasti. Teenuste kohta ma rääkisin ja tõesti blogi kutsun siis lugema, et seal on üleval persoonibrändi juhtide pressiteade, kus tegelikult tuleb välja, miks inimene võiks teadlikult võtta kuvandi loomise enda kätesse ja mõelda,
kuidas seda siis teha ka meeskonnajuhina, tippjuhina ja üldse juhina, nii et kutsun lugema. Olen iseenda bossist, ma arvan, et mul on täna siin seminaril kuulamas inimesi, kes kindlasti on juba omale bossi soetanud. Nii et ja bossi eesmärk on, olen iseenda bossi märkmiku eesmärk on just see, et sa oleksid igapäevaselt oma tegemistega väga selges fookuses ja oleksid igapäevaselt ka oma rõõmu, õnne ja enesearengu teemadega nagu fookuses. Ehk et boss aitab sul olla mõlemal pool tasakaalukalt, sest et ma tean, kuhu inimeste murekohad tavaliselt kerkivad. Need kerkivad sinna, kus tahetakse olla justkui ainult kogu aeg efektiivne ja teha väga palju. Aga minu suur lemmik tsitaat on, et efektiivne tegutsemine tuleb targa taastumisega. Nii et kui sa oskad targalt taastuda, siis tegelikult on väga lihtne olla ka efektiivne ja tulemuslik. Aga ma võin teile hästi ausalt, kuna mulle meeldib olla inimesena aus enda ja ka teiste vastu, siis ma tahan öelda ausalt, et ega see on ka mulle väljakutse, et ma ikkagi tahaks ka teha nagu hommikust õhtuni palju tööd ja vahepeal sportimas käia, siis uuesti tööd teha, aga tegelikult lõppkokkuvõttes see ikkagi nagu sinna kohta ei vii, ehk et sul peab olema neid rõõmu, asju, neid kõiki muid. Nii et bossi eesmärk on ja sa ei pea olema üldse ettevõtja, et olla iseenda bossi märkmiku omanik. Kirjutanud raamatu Julgust luua muutust just selle põhimõttega, et meil on Eestis palju ägedaid naisi, kes tegelikult otsivad justkui natuke julgust ja inspiratsiooni ja mina ütleks selle kohta, kui keegi ütleb, et tal pole mingisugust, et ta on piisavalt julge, piisavalt pole ühtegi hirmu, siis ma ütlen selle kohta, et tegelikult tuleb endale otsa julgelt vaadata, mõelda, mis on need aspektid, mida võiks veel oma elu juures rohkem muuta ja julguse musklit saab selle raamatuga kohe kindlasti arendada, sellepärast et Eesti naistes on väga palju häid näiteid, kellelt võiks eeskuju võtta. Nii et siit ka nii palju. Küsimus sulle, et miks on elus eesmärgid vajalikud? See teema mind alati kõnetab, see küsimus mind alati kõnetab, ma alati küsin inimeste käest ükskõik kas seminaril, saunalaval olles, sportides või liitlase vana kohvikus olles, et mis on sinu eesmärgid, miks see eesmärk sulle tähtis on, siis ma tean, et väga paljud inimesed ütlevad, et mul pole eesmärke. Ja mina ikka alati olen selle põhimõttega, et võiks mõelda, et kuidas tegelikult neid eesmärke endale ikkagi seada. Ja ma toon näite, et kui sa lähed täna kuskil poodi näiteks ja tahad poest, et sa lähed endale ostad poest endale näiteks kohviubasid, siis ma arvan, et sa ei lähe võtta kohviriiuli pealt mingit suvalist kohvisorti, vaid sa ikkagi tahad osta head aromaatset kohvi, mis pakub sulle head maitseelamust. Ehk sul on eesmärk saada head kohvi nii-öelda. Või teine variant, sul on, kes käivad täna palgatööl, siis teile annab tööandja kas 28 või 35 puhkusepäeva ja üldjuhul inimestel on alati puhkuseks mingisugused kindlad eesmärgid. Nii et see on juba taaskord hea näide, kuidas me inimestena tegelikult eesmärke omame, aga me lihtsalt ütleme, et mul ei ole eesmärke vaja, eesmärgid vajavad mind pingesse, stressi tekitavad, mis iganes. Ehk et mõelge selle peale, kui palju asju tegelikult elus on, mis on sinu eesmärkidega seotud. Ja kui sina ise omale eesmärke ei sea, siis need eesmärgid seab sulle keegi teine, kas sinu hea tööandja, kas sinu hea sõber või mis iganes. Ja tegelikult sa justkui elad nagu elu, mis ei ole nagu sinu oma. Et mina väga armastan eesmärkide seadmist ja see ei pea olema üldse mingisugune suur asi, et saada, ma ei tea, multimiljonäriks või mis iganes. Number 1 eesmärk praegu on see, et püsida lihtsalt terve, hea energia juures ja olla elurõõmus, et see on ka väga tähtis eesmärk. Aga siiski, et kui ma nüüd liigun siit edasi, siis ma arvan, et see pilt on ka üsna selline tuntud ja teatud, ehk me alustame oma eesmärkide teekonda, paneme need paika 1 kuni mitu, üldjuhul mida rohkem, seda uhkem ja asume teekonna ja tegelikult tundub, et see teekond võiks olla selline päikseline nagu tänane ilm, aga tegelikult me kukkume üsna kiiresti selle eesmärgi teekonnal sinna auku, kaotame fookuse, nagu öeldakse, elu tuleb vahele, kas tuli vahele imeilus Eesti suvi või siis praegu on selline mõnus plögane ja üsna niiske ilm, et võiks öelda, et pole energiat ja pole üldse tuju.
siis mina ütleks selle kohta tõesti, et eesmärkide takistavad faktorid ongi just need, et elu tuleb vahele, fookus kaob, see tegelikult tuleb välja, et see eesmärk, mis sa seadsid, on kellegi teise eesmärk üldsegi, mitte sinu enda seatud eesmärk. Ja eesmärgid on liiga suured, pandud liiga pikaajaliselt ja üldjuhul on ka see, et sa tegelikult oled pannud justkui selle eesmärgi paika, aga sa ei tea, miks on see eesmärk sinu enda eesmärk. Ehk kui sa paned eesmärgi paika, siis sinu 3 head küsimust iseendale on see, et küsi enda käest 3 korda, ideaalis isegi 5 korda, et miks see eesmärk sulle päriselt oluline on. Ja kui sa selle eesmärgi paned kirja, et noh, ma toon siin iseenda kohalt näiteks ma just tegin otsuse siin mõni aeg tagasi, et ma otsustan, et ma võtan vastu oma ellu väljakutse ja asun valmistuma treenima Ironmani poolikuks maratoniks. Ja kuna see on väga suur pingutus ja see ei ole, et ma lähen teen jooksen 10 kilomeetrit jooksu ja kogu lugu, vaid see eeldab väga-väga süsteemset treeningut ja väga süsteemset lähenemist. Ehk ma küsisin enda käest tõesti, et Signe, kas see on nagu minu enda päris eesmärk või see on tegelikult ikkagi justkui natuke nagu meedias võetud või kellegi teise selline nagu väline eesmärk. Ja ma istusin maha ühel hommikul ja panin märkmiku kirja 3 väga selget põhjust, miks ma tegelikult seda eesmärki tahan saavutada ja kogeda. Ja üks nendest oli täpselt see, et ma tahan saada 3 spordialal kogemise, tegemise sellist nagu protsessi, rõõmu ja sellist nagu valukohta. Ja teine asi on see, et ma tahan selle 3 spordiala tegemisega, treenimisega nihutada oma võimekuse piire, saada paremini aru, kes ma tegelikult olen ja missugune minu kasutamata potentsiaal, sest meis kõigis on kasutamata potentsiaali nii palju, aga tegelikult on seal see aspekt, et me lihtsalt ei pane ennast natuke ebameeldivasse olukorda ja me ütleme, et meile lihtsalt ei sobi see eesmärk või mis iganes. Ehk et kui sa paned oma eesmärgi paika, siis küsi alati endalt, mis on see sinu miks selle eesmärgi juures. Ja kui sa paned eesmärgi paika, siis tuleb juurde ainult lahenduskeskne mõtteviis. Ma hiljuti rääkisin ka ühe mu tuttavaga ja lihtsalt niisama vahetasime mõtteid ja siis ta ütles ka, et tal on mitu eesmärki, aga ta ikkagi ei saa nagu teha neid sellepärast, et tal on see ja see ja see. Ja kui sul on eesmärk paigas, siis sa ei räägi niimoodi. Kui su eesmärk on väga selge, siis sa leiad neid lahendusi, kuidas neid eesmärke ellu viia ja su kommunikatsioon on alati lahenduskeskne. Ja ühelt poolt see lahenduskeskne, probleemikeskne mõtteviis on nii tavapärane asi, millele isegi nagu ei tahaks väga palju aega kulutada, aga siiski me kogu aeg sattume sellesse nagu vabanduste otsimisse, miks ma ei saa sellele eesmärgile tegevusi taha luua. Nii et eesmärk paika, vähemalt 3 korda küsi, ideaalis võiks küsida iseenda käest 5 korda, mis on need sinu enda miks pooled. Ja siis, kui see miks on, ja mina ütlen, et kirjutamine aitab selgust luua eesmärgis, miksides, kõiges muus. Ja siis on see koht, et miks sa tegelikult seda eesmärki tahad ellu viia ja lahenduskeskne mõtteviis kohe kindlasti juurde. Nii, kui ma lähen siit edasi, siis mulle tohutult meeldib see tsitaat. Ma ei tea, tehke screenshot või kirjutage ümber või mis iganes. Minust on see Robin Sharma tsitaat sellest raamatust nagu ülihästi tabanud seda, mida me inimestena tegelikult tahame saavutada. Mõelge nüüd, kui näiteks Anett Kontaveit, kes on praegu Eesti maailma tipptennisist, ütleks ühel päeval, et ma ei hakka treenima, ma trenni enam ei tee, aga ma lähen käin nendel tippvõistlustel. Ma loobun igasugusest treenimisest, harjutamisest ja valmistumisest, aga lähen teen mõned võistlused kaasa, et mis te arvate, kas siis on edu tekkimas? Üldjuhul mitte. Ehk et ma kutsungi mõtlema, et sina me inimestena paneme eesmärgi paika ja justkui tahame eesmärki saavutada või oma elu paremaks disainida just läbi selle, et me tegelikult ei taha ennast arendada, ei taha õppida, ei taha nagu olla selles protsessis nii-öelda, et me ei võta aega üldse harjutamiseks, korduvalt harjutamiseks, 10 korda rohkem tegemiseks ja me justkui tahame nagu minna kohe sinna oma elu kiirteele, võita see diplom või see karikas, aga ilma midagi nagu tegemata.
nii et elus saab ikkagi teha seda parimat mängu siis, kui sa võtad aega ka treenimiseks, et ma ei saa kindlasti minna täna Ironmani tegema, kui ma tegelikult ei võta aega treenimiseks ja ma võin teile öelda, et esmaspäeva hommikuti käin ma ujumas ja minu ujumise stiili kohta ütles üks mu sõber, et see on selline käsipalluri, veepalluri krool, natuke uppuv konn ehk ma olen ujumises täiesti algaja, mis tähendab seda, et seal hommikuti vees olles on väga ebameeldiv olla. Ja ma saan aru ka nüüd, miks inimesed jätavad oma eesmärgid või ükskõik missugused tegemised poolikuks, kas või see toitumise teema või mingi kehakaalu teema või üldse nii-öelda, sest et see paneb siin nii ebamugavalt tundma. Nii et aga mina olen oma miksis väga selge, ma tahan saada krooli ujumist selgeks, nii et ma olen valmis õppima ja korduvateks treeninguteks. Ja kuidas üldse neid eesmärke saada, siis tegelikult mina ütleks selle kohta, et eluratas on üks ülimalt hea vahend, mis on ka tegelikult selles Olen iseenda bossi märkmikus kirjas. Ja kui sa vaatad nüüd neid 8 kategooriat, siis võiks leida endale siit vähemalt 3 kategooriat, kuhu ma eesmärki seada ja tegelikult on väga hea seda värvida, siis tekib arusaam, kus sa oma eesmärkide ja asjadega oled, nii et kuhu võiks neid fookuskohti juurde seada. Nii et mina tegin seda ka üsna hiljuti jälle taaskord ja ma tean ka, et mul on see töösektor on väga tugevas fookuses. Võib-olla võiks olla rohkem puhkust ja võiks olla aega nii-öelda nagu sotsiaalselt sõprade ja muu fun'i jaoks, aga eks natuke koroona ka häkib seda elu poolt nii-öelda. Ehk et küsimus on see, mida sina tahad tegelikult Rootsi lauast ja need on need 8 valdkonda, kus inimesed oma eesmärke seavad, nii et hea, kui sa tead seda ja tegelikult siit tuleb see eesmärgi fookus väga selgelt. Ja kes veel ei tea, siis ka tegelikult on sul võimalus kirjutada oma unistused kõik kirja. Kui sa pole seda ammu teinud, siis praegused pikad pimedad õhtud soosivad väga oma hetkes olemist, iseendaga olemist ja tõesti mõelda, et kui sul nagu justkui kõik on kirja pandud, siis mõtle tõesti, kui sul oleks rohkem aega, mida sa siis veel teeksid, et sealt tekib väga selget uut väärtust juurde. Ja mina olen pannud ka endale sellise nagu visioonitabeli kirja PowerPointi slaidina, ehk et see on selline nagu, mul ei ole täna nagu visioonitahvel seina peal, aga mul on visioonitahvel justkui olemas PowerPointi slaidina ja tehtud ka ühelt poolt ühte sellise äppi, mille nimi on Day1, issakene, jah, oli vist niimoodi küll, et seal on kirjas, et sul peab olema see visioon väga selgelt paigas, ehk et kui me läheme nüüd eesmärkide teemasse, siis see suur visioon annab sulle selle fookuse, kus sa hakkad oma eesmärke seadma. Ja mina ütlengi selle kohta, miks inimesed oma eesmärkidega ebaõnnestuvad, on see, et nad panevad paika 1 aastaks. Praegu tuleb üsna peatselt see aasta lõpuaeg, 1. jaanuar, 31. detsember, kus öeldakse, et pange kirja oma eesmärgid ja 1 aastaks, mis iganes. Mina ütleks, et minu soovitus, kuidas eesmärkidega üldse olla sina peal, kuidas eesmärgi protsessi võimalikult palju nautida, siis tuleks teha see 100 päeva peal, ehk et see on justkui nagu lühike prioritiseerimise aeg ja selle kohta võiks öelda 3 kuud, 100 päeva, mis iganes nii-öelda. Ja see on see koht, kus ütlevad teadlased, et inimestel on võimalus reaalselt tõesti olla 100 päeva pühendunud, motiveeritud teekonnal, sest kõik, mis läheb juba üle 3 kuu ehk 100 päeva, inimeste motivatsioon juba langeb nii-öelda. Ja tõesti 3 kuud on see ideestik, mida kasutavad ka väga palju startup ettevõtted, ehk et kui mõelda selle peale, et meil on täna siin COVID-i periood, me ei tea, mis aasta pärast on. Paika panna eesmärgid aastaks, siis see on väga hea viis kiiresti omale stressi tekitada ja sellist nagu läbipõlemist. Ja ehk et kui sa täna paned paika oma suure visioonitahvli, ehk et sul on pikemalised eesmärgid, kuhu sa tahad elus jõuda, kas 5 aasta pärast näiteks, siis sellest 5 aastast tulevad sulle mängu väiksemad eesmärgid. Nende väikeste eesmärkidega ehk et eesmärgid justkui 1 aastaks, nendega juurde sa hakkad liikuma 3-kuuliste ehk 100-päevaliste intervallidega. Miks mulle meeldib 100 päeva, sellepärast et 3 kuud on natuke vähem kui 100 päeva, aga mina kutsun alati ka nagu paar päeva eelhäälestama eesmärkidega nagu seadmiseks ja plaani paikapanemiseks.
ja samamoodi ma kutsun tegema ka pärast kindlasti analüüsi, mis tegelikult on see, et kui sa ei analüüsi, siis sa ei tea, milles olla järgmine kuu parem. Nii et 3 kuu kaupa liikuda, 100 päeva kaupa liikuda siis eesmärkide juurde, see on üks väga hea meetod ja ma ütlen selle kohta alati nii, et kui sa suudad olla 100 päeva fookuses, 100 päeva teha oma asju rutiinselt, järjepidevalt, pühendunult, siis ülejäänud 3 korda 100 päeva on täiesti tehtav, eks ole. Nii et me liigume siit kohe edasi. Ja kuidas tegelikult, kui ma mõtlen nüüd selle bossi märkmiku ka, siis esimene samm tegelikult selles suunas ongi see, et sa paned kirja need 3 olulist eesmärki ja mina ütleks selle kohta, et tõesti 100 päevaks 2–3 eesmärki on väga hea. Juba 3 on tegelikult isegi üsna palju. Ma ütleks selle kohta, et hea oleks liikuda 2 eesmärgiga, sest et see aitab sul ka nautida muid eluaspekte. Nii et jah, just. Et kui vaadata märkmikku ka, siis ma olen pannud see märkmiku täpselt, et mis on see üks eesmärk kirja, miks eesmärk sinu jaoks tähtis on, milline on see harjumus, mis sa igapäevasel eesmärgi heaks teed. Ja kui nüüd mõelda selle peale, et mis on siis see üks tegevus ehk eesmärk paika, sa valid endale siis võib-olla 1–3 eesmärki maksimaalselt ja seejärel tegelikult tekibki see koht, kus sa paned kirja oma tegevused, mis on see 3–5 tegevust, mis sa selle eesmärgi täitmiseks tegelikult teed. Ja mina olen märganud, et inimesed tegelikult ei oska ühelt poolt ka neid tegevusi väga hästi seada, et pigem pannakse selliseid emotsioonidega seotud tegevusi kirja, mis on ka ülitähtis, aga siiski tegevus peab olema mõõdetav. Kas või see, et mõte, et kui ma mõtlen praegu treenin Ironmaniks, siis ma pean vähemalt umbes 5 päeva nädalas leidma endale aja treenimiseks. Ja see on see tegevus, et käin 5 korda nädalas trennis ja sealt tekib siis tegevuste loetelu nii-öelda. Ja tegevus kirja ja sealt saab siis öelda, et saab põhimõtteliselt teha jaotuse nagu nädala peale. Ja loomulikult peaks olema kindlasti ka mõõdik juures, ehk et smart ideest, kui te kõik teate, ma sellest rääkima ei hakka, aga mis on just see, et mis on selle 100 päeva jooksul tegelikult siis juhtuda võikseks, ehk et kuidas sa oma tegevusi mõõdad ja mis on sinu 100 päeva eesmärkide juures see mõõdik, mida sa lõpuks siis analüüsima üldse hakkada. Ehk et mina saan kindlasti mõelda, et mis on minu treeningute tundide arv, mitu korda ma käisin 100 päeva jooksul trennis ja mina alati panen juurde ka selle, et kuidas ma tegelikult ennast 100 päeva jooksul tundsin, kas mul oli energia kõrge, kas mul energia oli madal, ehk et märgata ka seda, et mida selle tegevuse tegemine sulle tegelikult isiksusena nagu loob. Nii et ja eks selle koha pealt ongi, et kui nüüd mõelda selle peale see esimene slaid, mis oli, kus me paneme eesmärgi paika, päike paistab, asume teekonnale, aga tegelikult kukkume üsna kiiresti orgu või kukkume sinna kuskile lompi, siis Grant Cardone on hästi hea raamatu kirjutanud Tee 10 korda rohkem, siis tegelikult tõesti, eks selle rutiinse tegevuse juures inimeste motivatsioon kipubki katkema, aga 100 päeva on nii lühike aeg, eriti kuu aega on praegu lühike aeg. Nii et kui sa kukud uuesti pikali, kaotad selle fookuse, mina ütlen alati, tee endaga mingi pikk kõnnikoosolekut metsas kuskil mõnusas looduslikus kohas ja tegelikult sa aitad kuidagi, see kõndimine aitab sul märgata teisi asju ja lihtsalt tule uuesti reele tagasi. Sa ei pea ootama mingisugust paremat koduneljapäeva kuuseisu või mingisugust päikest või mis iganes nii-öelda lihtsalt. Ehk et ma ütlen selle kohta, ennastjuhtiv inimene leiab enda motivatsiooni ja inspiratsiooni ise üles ja oskab ennast motiveerida. Ja kui täna oled selle koha pealt natuke väljakutseid, et sa leiad vabandusi, miks mitte midagi teha, siis sul on arengukohti ennastjuhtiva inimese ideestiku koha pealt, mis on alati väga tore, mul on ka. Ja kui nüüd 100 päeva saab mööda, siis väga oluline aspekt, mida inimesed üldjuhul ei tee ja kuhu on ka selline eesmärkide saavutamise, ma ütleks selle kohta selline kala peidus on see, et me ei võta aega kokkuvõtteks ega analüüsimise hetkeks. Ehk et kui sa ei võta aega, et analüüsida oma 3 kuu tegevusi,
ja kuu tegemisi siis tegelikult on väga keeruline paika panna see järgmine 100 päeva ehk kuidas sa saaksid olla justkui nagu parem. Ja kui me räägime sellest 3-6 päevast, siis tegelikult me selle 100 päeva fookuse märkmiku idee on ka see, et paika panna üldse nagu eesmärgid 1 kuuks, eks ole. Ehk sa liigud nagu 3 kuu kaupa suurele eesmärgil lähemale ja kindlasti kuu algab sellega, et sa paned paika oma kuuplaanid, mängid visuaalselt läbi, kuidas sa oma kuu tegemiste juures teed. Ja kui see nüüd 100 päeva saab läbi või kas see 1 kuu saab läbi, siis kindlasti ma kutsun kasutama seda ideed, et minna iseendaga kohvikusse või kuskile metsarajale kõnnikoosolekut tegema ja mõtlema, et mis on need tegevused, mis sulle kuu jooksul tegelikult pakkusid sulle rõõmu, mida saaks teha teistmoodi, mis on arengukoht minule isiksusena ja mis on need kohad võib-olla, kus ma tegelikult kaotasin korraks oma sellise nagu fookuse või sellise nagu rajalt nagu eemale astumise. Et ma väga palju oma koolituste materjalides toetun John Maxwelli nagu ideedele, siis John Maxwell ütleb ka oma raamatus, et kui sa ei võta aega analüüsimiseks, siis kuidas sa saad olla järgmisel 100 päeval üldse parem nii-öelda. Nii et see on üks fookuskoht, kuhu inimesed tavaliselt oma eesmärkidega kukuvad. Nii et eesmärk paika ja alati tuleb võtta ka hetk planeerimiseks, et sa ei saa paika panna võib-olla isegi 1-2 päevaga, vaid see sinu plaan 100 päevaks tahab settimist saada kohe kindlasti. Ja mina ütleks selle kohta, kui see ideaalne kuu on tehtav, siis ülejäänud 3-2 kuud on ka tehtavad, aga tegelikult see algab sellest, et kui sa suudad väga selgelt disainida oma päevi ja nädalaid, siis on kuu tehtav ja siis on ka 3 kuud tehtavad. Ehk et märkmikus on ka kirjas selline koht, kus sa saad paika panna või lahti kirjutada oma ideaalse nädala ja ideaalse päevad. Kui see ühel päeval on sinu elu ideaalne, siis millest see koosneb? Ja mina kutsun seda, see on nagu tohutult mind aitanud eesmärkidega töös selle koha pealt, et kui sa tead tegelikult, millisest tegevustest koosneb sinu ideaalne nädala, siis sinu alateadvus hakkab sellest lähtuma. Minu ideaalne nädal on alati sellega, et seal on vähemalt 4 liikumist, 4 treeningut, mis aitavad tegelikult kõige paremini stressihormooni peletada ja tuua sellist nagu head õnnehormooni sisse just. Ja see koosneb lugemisest, see koosneb parajal portsul süvenemise plokkidest ja sealt tuleb siis see mõte, et millest koosneb su ideaalne päev. Nii et ideaalne nädal pange paika, ideaalne päev pange paika ja kui see on paigas, siis tegelikult sa hakkad step by step sellest justkui omakorda nagu lähtuma nii-öelda. Et väga lihtne viis, lihtsalt istu, teed asja kohvi või teed endale ja kirjuta maha, ideesta oma mõtetega nii-öelda. Tõesti, kui sa suudad neid 2 asja juba nii-öelda nagu samm-sammult ellu viia, nii nagu sa oled seda ise kirja pannud, siis ülejäänud nädala, kuu oma elu disainimine tegelikult on üsna kiiresti nagu tehtav. Ja mida ma veel tahaksin jagada nii-öelda, et see mõte ka, et kui me tahame olla väga palju efektiivsed nagu eestlased ikka, siis me teame kõik tegelikult, et töö ei saa kunagi otsa. Ja ma just koristasin oma riiuleid siin üks päev ja leidsin eelmise aasta Olen iseenda bossi märkmiku ja võtsin selle lahti umbes samalt kohalt, kuskil oktoobri lõpp oli see. Ja ma vaatasin oktoobrikuu kuupäevasid, siis tõesti, seal oli täpselt sama palju tööde nimekirjasid, nagu on sellel aastal. Ehk tegelikult pole miskit justkui nagu muutunud, aga muutunud on see, et ma ise olen palju teadlikum, paljud teadlikumalt oskan öelda asjadele ei ja olen võtnud oma fookuse väga kitsaks. Nii et minu nädal algab alati üldjuhul ka siis esmaspäeval hommikul või siis pühapäeva õhtul juba kerge sellise nädala planeerimisega. Ja mina ütleks selle kohta, et plaan on väga hea. Eisenhoweri tsitaat on just seesugune, et plaan on väga hea, aga planeerimisest saab kõik alguse ja planeerimisega lood sa oma nädalale, päevale fookuse. Nii et kui sa ei võta endale aega planeerimiseks, siis väga lihtne minna esmaspäeva hommikul tulistama lihtsalt tegevusi või vaatama oma e-maile ja see nädal võib lõppeda lõpuks sellega, et tegelikult sa ei teinud ühtegi tegevust iseenda eesmärgi heaks. Nii et ja tee kokkulepped ka, et mis on sinu põhimõtted e-mailide lugemisel. Et ma tean, et on inimesi, kes peavad seda oma töö tõttu väga palju tegema, aga siiski e-mailile ei pea vastama kohe lähima tunni aja jooksul.
Mina teen seda üldjuhul kas hommikuti 9 kella 10, see on mul selline admin plokk, või siis õhtul 4-5 ajal, kui aju pole enam väga terav, aga sellise emaili kirjutamiseks sobib väga hästi. Siis ma kindlasti olen oma päevadesse planeerinud neid päevi, kus mul ei ole ühtegi Zoomi koosolekut, kus mul ei ole, kuna ma töötan kodukontoris, kus ma ei lähe kodust välja, et see on see tegevus, kus ma fokusseerin nagu nendele tegevustele, mis toovad päris mõjukust. Kirjutan, võtan ette mingisuguse päeva, kus ma suhtlen väga palju, ehk et üldjuhul on ikkagi nagu väga planeeritud just nagu süvenese plokkidesse. Ja ma üldjuhul lähtun ikkagi väga palju, täna ma ütleks selle kohta 80% oma nädalaplaanist, ehk et see nädalaplaan loob fookuse, loob ideestiku ja mul täna ei ole ka telefonis mitte ühtegi sellist asja, et mul tuleb märge, et keegi kirjutab mulle Facebooki, et oi, et tere, mis iganes. Mul on kõik notification'id maha võetud, mina olen iseenda boss ja vaatan Facebooki chati või Instagrami või kuhu iganes siis, kui mul on selleks spetsiaalne aeg. Nii et see on see mõtteviis, kuidas ise ennast teadlikult juhtida ja mitte lasta ennast häirijatest segada. Nii et ja loomulikult ma olen üsna pikalt olnud selline enesepiitsutaja tüüp, mida rohkem seda tublim nii-öelda, aga ma olen nüüd ka võtnud hoogu maha natuke ja olen teinud selliseid preemiapäevi ja tegelikult neid hetki, kus tõesti tunned, et ma viskan jalad seina peale, kas või lõuna ajal nii-öelda heas mõttes ja naudid seda sellist puhkuse hetke ja ma kutsun mõtlema ka selle peale, et neid selliseid produktiivsuse ja fookuse hoidmise nippe on hästi palju, hästi erinevaid. Aga kui sa oled proovinud ainult 1 või 2 korda, siis see pole proovimine. Selleks peabki võtma nagu aja, saama aru, mis sulle väga hästi tegelikult sobib. Nii et minu näiteks, kui ma mõtlen täna selle järgi, et võtta klassikaline, mul on näiteks täna siin, võtan siit näiteks 3. novembri päeva, kus ma olen siia paika pannud oma kõik tähtsad asjad ja mul on siia kalendri, olen iseenda postis 1 päeva fookuse kalendrisse pandud kirja ka selline aspekt, kus siit tühja lehe nagu varem näha, kus ma olen pannud selle siia, et on 8 klaasi vett, mis on su enesetunne, loen vähemalt 15 minutit raamatut, sportlik aktiivsus, mõttehetk iseendaga. Ja varem mina mõtlesin, et see on igasugune aja raiskamine, aga tegelikult siit on nüüd see koht, kus tekib see väärtuse koht ja aju puhkab nii-öelda ja sealt tekib uued mõtted, uued ideed nii-öelda, et see on see koht, millele võiks kindlasti päeva jooksul investeerida ehk võtta teadlikku aega, selle mina aega nii-öelda. Ja kutsun proovima, mis sulle sobib, ei sobi sinu sõbrale näiteks, ehk kuidas seda nagu oma iseenda raamistikku paremini ja teadlikumalt luua lihtsalt. Siis minnes edasi, siis ma tegelikult kasutan ka vahepeal sellist, kuigi praegu mul on 100 päeva fookuse märk, ma kasutan ka sellist nädalaplaneerijat, kus ma printingi selle paberi endale välja ja mängin oma päeva või nädala üsna täpselt läbi ja ma panen kirja ka nädalaplaani just need tegevused, trennid, selle fun poole. Varem ma panin kirja ainult kõik need tegevused, mis on justkui nagu tähtsad mu töö mõttes, et olla nii-öelda nagu produktiivne. Siis ma olen lugenud mitu head raamatut läbi ja aru saanud, et tegelikult tuleb täpselt planeerida ka neid asju, mis tegelikult on su jaoks sellised nagu rõõmu tekitavad. Ja kui inimese see süütenuur läheb hästi lühikeseks või tekib selline kiire ärritus, siis tähendab, et sinu elus on üsna vähe rõõmu ja neid tegevusi, mis tegelikult sind laevad. Et panen kirja nädalaplaneerijasse kohe kindlasti ka need asjad, millal ma lähen vanaga kohvikusse või teen virtuaalse kohvitamise või lähen poodi shoppama, mis iganes, aga see on kirjas, sellepärast kui see kirjas ei ole, siis on väga lihtne seda plaani muuta justkui. Keegi tuleb sulle mingisuguse oma plaaniga sisse ja tegelikult nädal läheb mööda, sul ei ole rõõmu, sul pole fookust, sul pole tulemuslikkust. Nii et see on see mõttekoht, mida teha. Ja 3 küsimust, mis aitavad üsna hästi ka olla fookuses ja aitavad sul paremini planeerida, siis mis on ka tegelikult ühelt poolt märkmikus kirjas, et mis on need 3 kõige olulisemat asja, mida sa sooviksid päeva jooksul ära teha. Ja 3 asja on siis nüüd ka need asjad, mis tegelikult annavad sulle päevale natuke fookust juurde. Ja mis on see teema, millele sa kõige rohkem sooviksid pühenduda? Ja mina alati mõtlen ka selle peale, et kes on need inimesed, kellega tahaks rohkem kas suhelda, kontaktis olla või üldse neid nii-öelda näha. Ehk et need on need, mis aitavad sul ühelt poolt sellist nagu head
planeerimist teostada ja toetada. Ja üks väga hea meetod, mille ma olen kirjutanud lahti ka blogisse, on alustada oma päeva või nädalat fookusküsimustega. Ja mina just kasutan seda pigem natuke rohkem nädala planeerimiseks, ehk et mis on minu selle nädala prioriteet. Et kui ta üsna peatselt on tulemas reede õhtu, siis mis on see, mille üle ma kõige rohkem olen õnnelik sellest möödunud nädalast, eks ole. Ja millisele tegevusele ma sooviksin rohkem fookust hoida, mida ma võtan vähem fookusesse, mida ma teen vähem kui näiteks eelmise nädalal, eks ole. Ja minu jaoks on alati ka see tähtis tunne ikkagi, et kuidas ma selle juures kõige paremini ennast tunneksin, et mis on need minu sellised head emotsioonid. Ja tänulikkus aitab märgata rõõmu ja märgata ka sellist saavutamise hetki. Ja kui on kuu või nädala lõppemise koht, siis mõelda, et mis on veel need asjad, mis paremini saaks minna, eks ole. Ja tõesti, nagu ma juba korraks mainisin ka, et mis on sinu igapäevast enesearengu tegevused. Varem tundus justkui see, et see on nagu selline natuke nagu aja raiskamise koht, aga tegelikult siit tekivad uued mõtted, uued inspiratsioonihetked, uued seostamise kohad. Nii et aju hakkab teistmoodi hoopis mõtlema, kui sa tuled oma töökeskkonnast välja ja kuulad, teed miskit, mis on sinu valdkonnas hoopis erinev nii-öelda. Ja ma kutsun välja vahetama oma selle Facebooki võib-olla Goodreadsi konto vastu, kus tegelikult saab head informatsiooni lugemise kohta ja kuulata häid podcast'e. Tõesti, meid podcast'e praegu on metsikus koguses. Ja ma tahaks öelda, et iga päev ei pea podcast'e kuulama. Võib-olla on hoopis see idee Eestis palju parem, et võtta endale ka enesearengu koha pealt teema fookused. Et mul on praegu väga suures fookuses lugemine, mul on mitu head uut raamatut, mida ma korraga ühelt poolt ka loen ja praegune podcast'i kuulamine on minul natuke tagaplaanil. Et võtta nii töö tegemiste mõttes kui ka enesearengu mõttes endale nagu teemanädalad või teemapäevad nii-öelda justkui. Nii et need aitavad sul võib-olla paremini ka siis nagu rahul olla, sest tõesti vahel tekib tunne, et tahaks lugeda, tahaks podcast'i kuulata, tahaks minna sõbrannaga kohvikusse, et kuidas ma ikkagi jõuan kõiki asju. Ei pea kõiki asju jõudma, võtta endale kindel raamistik ja kindel põhimõte ja see tunne, et sa pead olema päeva lõpuks heas mõttes, heas energias on see, mis toetab su häid tegemisi nii-öelda. Ja ma olen pannud ka, olen iseenda bossi Instagrami päris palju häid nippe ja nõkse. Nii et need tegevused, mis ma seal olen praegu kirja pannud, aitavad energiat juurde anda, aga vahel tundub justkui, et nende jaoks väga palju aega ei taha võtta, sellepärast et need ju tegelikult segavad töö tegemist justkui. Nii et ja ma mõtlen, et kutsun alati niipidi mõtlema ka, et mis saab, kui sa teed kogu aeg tööd ja tegelikult oma rõõmu üldse ei naudi. Nii et vahel on see tunne, et justkui see kõnnikoosoleku õues koeraga jalutamine on aja raiskamine, aga tegelikult see aitab sul kohe kindlasti palju rohkem olla erksama mõtteviisiga ja ma mõtlen alati, kui palju toob üks kõnnikoosolek uusi mõtteid juurde ja vahel ma kipun ka mina kauplema, et kas ma ikkagi lähen, täna ikka paha ilm natuke ja koer ikkagi ei taha õue minna. Iga kord, kui ma teen selle oma kõnnikoosoleku ära, siis tekib alati nagu lihtsalt nii palju kuldaväärt mõtteid, nii et tuleb olla teadlik häkkija. Bossi Instagramis ma natuke juba jagasin mõtteid, aga mulle hästi meeldib Jim Rohni üks mõte ka, et iga päeva lõppedes peaksid läbi mängima ja kuulama oma päeva tegemised kui salvestised ja nad peaksid siis ühelt poolt sulle aplodeerima või siis ühelt poolt natuke nagu toksama sind nii-öelda. Aga samas mulle meeldib tohutult see mõte, et mille vist on öelnud Steve Jobs, et kui sinu unistused ei hirmuta sind natuke, siis nad pole piisavalt suured. Ja mulle kuidagi tundub, et me inimestena tegelikult natuke seame selliseid turvalisi eesmärke, turvalisi unistusi, et see unistuse eesmärk natuke peab tekitama sinus kasvamise ruumi, kerget sellist kõhedust, et ma ei tea, kas ma saan kohe hakkama, aga läbi enesearengu teekonna tegelikult sa saad selle teadmiseni, sa jõuad nii-öelda. Nii et kutsun mõtlema, kuidas omale uhkemaid ja suuremaid unistusi seada, aga mis on sinu miksiga kooskõlas väga selgelt. Ja siis me lõpuks jõuame selle juurde, et kui see on ideaalne nädal saab läbi, või siis kas või see kuu saab läbi, siis kindlasti võiks võtta selle hetke, kus teha nagu kuu kokkuvõttev nagu nägemusse. Ja mina tegelikult üldjuhul teen ka õhtul, kui ma lähen magama, teen sellise nagu voodis olles heas mõttes sellist päeva kokku mõtestamise nagu hetke, et mis on need
tegemised mulle kõige rohkem meeldisid, mida ma nautisin võib-olla ja mis oli niisugune nagu hea rõõmu või niisugune nagu raskuse koht ka, et see on niisugune õhtune kokkuvõttev koht. Aga bossi märkmiku ma olen pannud spetsiaalselt kirja selle nädala kokkuvõtva koha, kuu kokkuvõtva nagu aspekti. Ja siit, kui sa võtad selleks väga teadlikult aega, siis siit tuleb väga palju taipamisi, mida teha teistmoodi, millele võib-olla üldse vähem fookus seada ja kindlasti, kui 100 päeva on läbi, siis mine kohvikusse iseendaga ja tee endaga selline kokkuvõttev 100 päeva analüüse ja siis pane paika ka uued tegemised uueks ajaks päevaks. Kui sa seda kokkuvõtet ei tee, siis tegelikult sa justkui nagu libised sujuvalt ühest teemalt teisele ja võib-olla tegelikult tahab sinu eesmärk hoopis täpsemat fookust saada, hoopis ümbermõtestamist saada, hoopis ümbernimetamist saada või luua mingisugust täpsemaid tegevusi juurde. Nii et see on üks võtmetähtsusega kohta. Ja ma kuulen väga palju jätkuvalt suheldes paljude erinevate inimestega, nii suurte meeskondadega kui ka oma tuttavate sõpradega. Mul on nii kiire, ma olen nii hõivatud, mul on nii palju tööd. Ma ei tea. Ja hõivatus ei ole kunagi seotud või võrdsustatud ühelt poolt edukusega ja mul on kiire, ei ole kunagi seotud väga tugevalt produktiivsusega. Ja ma kutsun mõtlema siin selle koha pealt nii, et kuidas läbi selle kiire olemise, kuidas selle läbi kiire olemise või sellise nagu kiire eluperioodi teadlikult luua omale kuvandit. Just selle põhimõttega, et mitte rääkida, et sul on kiire, vaid ikkagi see mõte, et rääkida, mida sa tegelikult teed. Nii et ja kui sa oled loonud omale sellise nagu totaalselt täis ajakava, sul on kõik päevad täis, sul pole puhkehetki, nädalad on ka täis, nädalavahetused, siis kes selles süüdi on? Ise oled sa selle loonud tegelikult ja sul on endal väga hea võimalus sega nüüd nagu eemaldada. Nii et mida rohkem sa lood omale neid nädalaplaane, päevaplaane, seda rohkem tegelikult on sul võimalus seda ise disainida ja miks sa peaksid selle looma nii täis, et lõpuks on heas mõttes nagu ninast veri ka väljas ja toss on väljas. Ja et tõesti see kiirus, I'm busy, see on nagu nii kole sõna juba, ma ütleks selle kohta, et pigem räägi, et sul on mingi projekt, mis kestab kindla aja, mis on sinu roll, selle kohta tuleb informatsiooni palju rohkem sinu enda kohta, sinu persooni kohta ka. Nii et mõelge, kuidas te oma asja välja kommunikeerite, sellest tekib kuvand kohe kindlasti. Ja 3 näpunäidet, kuidas olla vähem hõivatud. Mul on igas päevas alati see minu enda aeg. Isegi kui sul on väiksed lapsed, siis saab luua seda minu enda aega, kas siis õhtu hiljem, hommikul vara või kui laps magab. Nii et selle minu enda aja, kas või 15 minutit sa teed endale kodukontoris olles endale, ma ei tea, tassi teed või kohvi, mis iganes ja võtad ka see lugemiseks aja. See peab kindlasti olema, kui sa rapsid hommikust õhtuni ringi ilma maha istumata, mõtlemata, kuidas ma tegelikult ennast tunnen, siis ma tean, kuhu see viib läbipõlemiseni. Siis teine asi, ma käisin just eile poes, vaatasin pikad järjekorrad olid Prismas. Rahvas seisab järjekorras, muudkui scrollivad oma telefoni. Niimoodi lastakse kogu aeg. Võta see telefoni, pane taskusse tagasi ja ole selles järjekorras lihtsalt korraks iseendaga kontaktis. Ma ei tea, kas on mõni selline kiire sisse-välja hingamine, pane mõni hea chill podcast peale, proovi lihtsalt olla kohal ja seda elu seal nautida nii-öelda. Ja et sa ei pea kogu aeg telefoniga seotud olema või midagi vastama nii-öelda, et see tekitab ka selle tunde, et kogu aeg sa pead olema justkui nagu kontaktis või online'is nii-öelda, et kasuta seda aega hoopis teistmoodi, palju teadlikumalt ja võib-olla on see selline poes järjekorras olles või liikluses liikudes ringi sinu enda see kvaliteetaeg ja mõtlegi ise endale mõtted rahulikult nii, aga muidugi jälgi liiklust ka. Siis 2 tähtsat fookusmõtet veel. Mida rohkem on sul neid asju, mis kiirustavad sind tagant, erinevad projektid, erinevad koosolekud, erinevad mingid suured tähtsad valdkonnad, seda rohkem tuleb võtta aega selleks, et olla rõõmu ja tähtsate oluliste tegemistega, mis pole töö. Nii et kui sa oled meeskonnajuht, siis kindlasti mõtle ja märka, kuidas sinu kolleegid töötavad, kas nad teevad ületunde, kas nad saadavad öösel kirju välja, siis palun kutsu neid korrale, sest tegelikult see on üsna kiir tee liikumaks läbi põlemise juurde, nii et kui inimene, kes on kogu aeg tööl hommikust õhtuni, õhtust, ma ei tea, hommikuni,
siis järelikult tema elus ei ole neid rõõmu ja fun tegemusi, kuhu ta võiks oma energiat suunata, nii et see on väga hea märke ja ohukoht. Ja mulle väga meeldib ikkagi selle ikigai mõttega mängida, et see ikigai on täpselt seesama asi, mis tegelikult paneb sind hommikul mõnusalt voodist üles ärkama ja see tekitab selle tunne, et sa elad tõeliselt elamuslikult oma elu. Ja kui mõelda, mis see ikigai siis ongi, et mis on see, mida sa tõeliselt armastad ja mida ühelt poolt justkui nagu maailm vajab, millise teadmistega saad sina seda sellist nagu maailma vajadust täita ja mis on need tegevused, mida sa kõige paremini teha oskad. Ja lõppkokkuvõttes tuleb mängu siis ka see, et mille eest sulle siis raha makstakse, aga mis on ikkagi see tõeliselt elamise suur armastus sul ja sealt tekib ka võib-olla väga palju eesmärke ja fookused üldse nii-öelda ja lahti mõtestamist. Nii et kes pole lugenud Ikigai raamatuid, siis neid tõesti on praegu hästi erinevaid. Ja üks on ka sellest Ikigai raamatusarjast on Kaizen, kus ta räägib väga hästi eesmärkide saavutamisest, nii et kutsun väga lugema, väga head raamatud. Pegasus müüb neid. Nii et ja minu lõpuakordiks on see, et efektiivne tegutsemine tõesti vajab tarka taastumist. Tark taastumine on siis sinu enda paika panna ja uuringud on tõestanud, et uute kogemuste najal areneb meie aju, sest meie ajus aktiveerivad täiesti uued rajad, mis omakorda aitavad stressi ja pingeseisundid eemale tõugata. Nii et leia enda tänaste tööde tegemiste juurde uusi elamusi, uusi avastamisi, proovi uusi asju. Sealt tekib nii palju avastamisrõõmu ja teine asi ka, et kui ma kutsun, kes vähegi nagu oma kindlat hobi omavad, siis mis on need aspektid, mis tulevad mängu sinu hobist, mida su hobi sulle õpetaja tahab, mida sealt õppida, mida sealt peegeldada. Ma ütleks selle kohta, sport on mulle parim õpetaja olnud elus üldse. Ironmani praegu treenimine, golf õpetab mulle üha rohkem, et keskendus, Signe, võtta aega keskendumiseks elus, töös tegemist, siis tuleb alati tulemus nii-öelda. Ja pane paika oma õnnekohvri tööriistad, et mis need siis sinu jaoks on see füüsiline tegevus. Ma kutsun kindlasti mõtlema, et kuidas ikkagi oma seda füüsilist tegevust oma õnnekohvri tegemistega integreerida. Selline passiivne puhkus nagu teleka vaatamine, Netflixist mingi seriaali vaatamine on ka väga tore, aga see on passiivne tegevus, aga aju tahab saada aktiivsust, füüsis tahab nagu liikumist saada, et see on kõige parem stressi ja vaimsuse nagu ärgitaja. Ja loomulikult on see, et kui eesmärk ei tule vahel välja nii, nagu ta ei tule, siis mõtleks selle kohta, et ei maksa olla kriitiline, aga ei maksa mõelda ka niipidi, et ma polegi seesugune inimene või mis iganes nii-öelda. Et leida neid aspekte läbi analüüsimise koha, mida saab paremaks lihutada, ikkagi proovida mõelda, kuidas see asi, kuidas see eesmärk, kuidas see tegevus võiks minu puhul töötada. Nii et sellised mõtted ja võib-olla see mõte ka, et kui sa paned oma eesmärgid paika, siis pane alati eesmärgide juures paika ka see, et kuidas selle eesmärgi edu sinu jaoks nagu välja näeb. On see seotud numbritega, emotsiooniga, mingisuguse tulemusega, et kutsun vähem neid eduindikaatoreid võtma välisest keskkonnast, ikkagi need, et mis on need, sest et see eesmärk on ka sinu enda eesmärk. Ja see on pandud läbi sinu enda südame suure miksi, nii et see tegelikult loob hoopis teistsuguse ideestikuse juurde. Ja väga lihtne, ma ütleks selle kohta, et kui sa iseenda eesmärgid tahaplaanile, siis tegelikult sa justkui nagu ise ei väärtustaks iseennast ja me oleme kõik sõlminud oma tööandjaga töölepingu, aga me tihtipeale ei taha täita iseenda seatud eesmärke, vaid tahame minna kuidagi nagu shortcut'i tegema ja mõtlema, et täna pole see õige päev ja homme on palju parem päev, mis iganes nii-öelda. Et tee endaga selline virtuaalne või visuaalne leping ja pane paika oma põhimõtted, mis on need sinu enda põhimõtted elu disainimisel. Ja loomulikult ma kutsun alati tegema seda läbi kirjutamise ja paberi. Sellepärast ma olen ka loonud, olen iseenda bossi märkmiku, et nagu ütleb Jaan Aru, et kui sa paned oma eesmärgid, oma mõtted paberile kirja, siis need justkui saavad nagu fookuse, need saavad ajust välja, nendele hakkad sa ka keskenduma nii-öelda. Et me mõtleme igapäevaselt kuskil 60 000 mõtet ja ma ütleks selle kohta, et inimesed, kes ütlevad mulle, et nende eesmärgid on peas kirjas, siis tegelikult see tähendab, et neil pole eesmärke, sest et inimene unustab oma asju, inimene unustab oma eesmärke
Nii et ole väga lihtne meetod, kirjutamine, journaling inglise keeles, kasuta seda meetodit väga kindlasti. Nii et enesejuhtimine on lõppkokkuvõttes see, millest me rääkisime ja enesejuhtimist on ühelt poolt justkui võimalus läbi mina pildi häkkida, aga leia need tegevused, need protsessid, mis aitavad sul sellist nagu iseenda mina pilti avastada ja usu mind, et see teekond tegelikult sa lähed sellele vastu sellise avatud suhtumisega ja lahenduskeskse mõtteviisiga, siis see on tohutult põnev ja kui sulle vahel tekib see tunne, et ma nagu justkui natuke nagu vabandan, et ma otsin mingisugustele tegemistele vabandusi vastu, siis mõtle, mida see mõte sulle tegelikult öelda tahab, et kus on sinu arengukoht, et läbi teadliku eneseanalüüsi saab nii palju asju iseendas ja oma elus muuta. Ja täpselt see mõte ka, et ma vahel kohtun hirmuga ja hirmust saab ikkagi üle, kui enda teadmisi hankida. Nii et ma arvan, et igal inimesel on meil keegi, kes on mingisugust sarnast eesmärki nagu saavutanud, kinni püüdnud, siis kutsun alati nagu küsitlema, kogemusi kuulama ja siis saad sa olla ka ise julgem oma eesmärkide seadmisel ja teekonnal, nii et hästi lihtne. Ja mõtlengi selle kohta, et milliste tegevustega teed sa oma minapildi restardi, on see sport, on see, ma ei tea, jääaugus käimine, on see tantsimine, on see lugemine või mediteerimine. Aga me tahame aeg-ajalt teha inimestele, me peaksime tegema aeg-ajalt inimestele endale sellise nagu restardi, sellele nagu on ja offi nuppu kasutama. Nii et selleks, et olla just efektiivne ja oma eesmärkides sina peal. Nii et kas tundub justkui nagu hästi lihtne? Ja tegelikult me selle eesmärkide seadmisega ja selles protsessis loome iseendas kuvandit. Ja mina ütleks selle kohta, et ma ei tea üldjuhul ühtegi inimest, kes ütleks, et mul on oma kuvandist täiesti ükskõik. Nii et läbi eesmärkide seadmise saab sinust parem enesejuht, paremast enesejuhist saab parem meeskonnamängija ja paremast meeskonnamängijast võiks olla kindlasti väga teadliku oma enesearengu ja ekspertkuvandiga, nii et loo oma kuvandit teadlikult ja ära mõtle, et ma pole seesugune inimene, täna pole õige päev, vaid mõtle, mis on need tegevused, mida sa tahaksid teha iseenda heaks, et olla ühelt poolt kuidagi nagu teadlikum ja parem eludisainer. Ja tegelikult tahakski öelda, et kõike seda sellist 100 päeva ideestiku aitab väga hästi toetada 100 päeva fookuse märkmik. Ja mulle üks mu tuttav ütles, et see justkui on nagu et see märkmik on justkui nagu enesejuhtimise kursus, siis tõesti ma ütleks selle kohta, et selle märkmiku on kokku pandud kõik need tegemised, mis tegelikult aitavad sul olla efektiivne ja mis aitavad sul olla ka selles mõnusas flow's, et maha laadida neid selliseid pingeid ja aspekte nii-öelda. Ehk et kui sa suudad olla 100 päeva tegutsemisvaimus pühendunud eesmärgipärane, siis kõik ülejäänud elupäevad on justkui nagu väga lihtsalt teostavad. Kutsu ennast väljakutsele, telli endale e-poest 100 päeva fookuse märkmik ja proovi katseta. Täna on tegelikult väga hea aeg alustada, ei pea üldse ootama 1. detsembrit, 1. jaanuarit. Iga hetk saad sa seda teha nii-öelda. Nii et ja ma olen valmis loonud ka tegelikult e-kursuse, kuidas olla edukas enesejuht nii-öelda ja sa saad sealt kaudu ka väga palju kõiki neid häid nippe ja nõkse, kuidas olla fookuses paremini, mida siis tegelikult oma mõttemaailmaga teha, sest et me justkui paneme nagu oma eesmärgid paika, aga inimestega suheldes ma saan aru, et ta tegelikult veel ei usu oma eesmärgi täitmisesse. Ehk väga palju on vaja tööd just nagu eneseusu ja enesejuhtimise poole pealt ka. Nii et just. Ja kui keegi tunneb, et ta võiks tahta oma meeskonda enesejuhtimise koha pealt natuke paremini tööle saada, siis ma võin hea meelega tulla abiks ja kutsuge mind heas mõttes esinema ja teie teadmisi jagama. Ja tegelikult saab palju asju koos meeskonnaga lahti rääkida, lahti mõtestada. Ma saan öelda, et kui üks inimene muudab oma mõttemaailma ja ülejäänud meeskonnaliikmed tegelikult seda ei tee, siis ma olen näinud, et see tihtipeale on justkui natuke nagu maha visatud aeg või investeering, kes meeskonnaga on vaja teha kokkuleppe, kuidas me töötame fokusseeritult, mis on need põhimõtted, mis toetavad meie tulemuslikkust, meie eesmärgipärasust, nii et see on see mõttekoht. Aga nüüd tahaks loosida välja kingituse ja ma tegelikult näen, et ma panen siit kohe stoppi peale, et mul on siia tekkinud umbes 35 kommentaari, nagu mulle praegu siit see chat ütleb kenasti. Nii et teeks loosimise
ja mina vaatan, et mulle vaatab vastu siit minu hea sõbranna Leila. Leila, kas sa oleksid see, kes ütleks jah, stopp, mina hakkan siit chatist kommentaaride lihtsalt niimoodi scrollima ja sina saad olla lihtsalt see õige inimene, kes ütleb mulle lihtsalt ühel hetkel stopp, vaata aknast välja, ütle stopp näiteks, mis iganes nii-öelda ja siis võid ka tegelikult ekraani vaadata ja siis lihtsalt vaatame, kes on see õnnelik, kes saab endale 100 päeva fookuse märkmiku. Nii, ma hakkasin scrollima, Leila. Jaa, okei, ma lihtsalt ütlen sulle, et sa scrolli edasi tagasi, et kui mina peaksin tulemast, ma olen päris palju kommenteerinud seal, siis jätta mind välja. Nii, stopp. Nii. Riina on öelnud, et aeg lendab, aga hea uudis on see, et sina oled piloot 9.45. Riina, võta minuga ühendust, kirjuta mulle signe@signeventsel.ee. Ma panen sulle teele 100 päeva fookuse märkmiku ja kõik, kes seda fookuse märkmiku ei võitnud, siis tõesti täna on e-poes sellele erihind nii-öelda kas isadepäevaks või iseendale või heale sõbrannale või sõbrale või siis ka just mõni hea jõulukink, need kasuta seda võimalust tõesti. Kas kellelgi on mõni mõte, mida tegelikult tahaks jagada või mis vähem kõnetas või mis kõnetas või mis mõtteni te ise jõudsite kuidagi moodi? Mina võin jagada. Jaa, Leila. Ma kirjutasin päris palju uusi mõtteid, mida aeg-ajalt ikkagi läheb meelest ära. Ja üks asi, mis ma tahaks välja tuua, on see, et inimene, kes teeb kogu aeg tööd, tuleb korrale kutsuda, et ma üritan ka seda märgata oma erinevates meeskondades, et inimesed, ärge tehke kogu aeg tööd, et see ei ole nagu efektiivne ja normaalne ka. Ja kokkulepped iseendaga, et see leping võib-olla päriselt ka nagu allkirjastada, et seda ma veel teinud ei ole. Päris paljusid asju ma olen teinud, mis sa oled varemgi nii-öelda ellu kutsunud, aga just see päriselt nagu iseendaga selline lepingu tegemine on hästi hea mõte. Ja mulle meeldis ka see mõte, mis sa tõid välja, et ennast juhtiv inimene leiab iseenda seest motivatsiooni ja inspiratsiooni, et võib-olla siis seda, mida mina saan teha, on võib-olla seda mõtet levitada ja siis just nimelt oma, kas meeskondades või oma kaaskondades seda mõtet või ideed nagu siis rohkem tuua välja ja siis see võiks olla nagu, mis aitab edasi ka teisi. Ja vahel piisab sellest, kui tõesti me kõik kukume, me oleme inimesed lõppude lõpuks, me kõik kukume sealt rajalt kuidagi nagu korraks välja. Aga vahel võta mingisugune raamat lahti, kus sa oled vahel midagi alla jooninud ja vahel ühest mõttest nagu tekib nii palju uut mõtet. Või teine variant on see, et mis minu arust hästi töötab, et kui on nagu tuju paha, hakka lihtsalt kokkama näiteks, et see kokkamine toob ka loovuse mängu ja nagu lihtsalt sa nagu pead leidma neid aspekte, mis toovad su sellise nagu motivatsiooni ja inspiratsiooni tagasi, et nii vale on seda nagu oodata, et mul on tulnud paar päringut ka, et Signe, tule motiveeri minu meeskonda. No see on põhimõtteliselt võimatu, ma võin jagada inspiratsiooni, natuke nügida küll, aga tegelikult see motivatsioon tegutsemiseks tuleb inimesed enda seest. Kas sa oled ennastjuhtiv inimene, punkt, või sa ei ole ennastjuhtiv inimene, punkt. Nii et aga eks sellega on see, et mida rohkem sa teekonnal oled teadlikult ja märkad ja analüüsid, just kui me räägime 100 päeva fookuse märkmikust, ka siis, et see analüüsi koht ja planeerimise koht on ülitähtsad kohad. Aga see on ebameeldiv, see on raske ka vahel, aga tõesti ma tunnen, et mis ma siis selle nädala jooksul õppisin? Õppisin jälle seda, et natuke sai liiga palju asju paika pandud oma nagu tegemistesse, natuke fun'i jäi vähemaks. Taaskord jälle väga hea teadvustamine, planeerin teistmoodi. Ja eks see töö ei saa kunagi otsa, et selles mõttes mulle meeldiks ka mõelda, et ma olen 100-aastaselt vitaalne ja tegus ja rõõmus inimene, mitte et mind keegi mäletab, et Signe oli see, kes kogu aeg tööd tegi, eks. Nii et Signe tegi mõjukaid asju, aga ta oli selle juures väga õnnelik ja rõõmus ja nagu lahe inimene. Mulle pigem meeldiks niimoodi nagu see mõte. Nii, ma vaatan, kas keegi kirjutas seal õppe. Aitäh veebiseminari eest. Ma võtta heaks. Minul on üks küsimus. Jaa, palun, Riina. Pigem siuke tehniline. Ma olen paar päeva üritanud sinu koduleht avada ja mulle see ei õnnestu. Et mul ongi küsimus, kas teistel on sama mure või see on minu teema?
Aitäh sulle, Riina, selle teavitusest. Ma olen saanud aru, et mingisugune kala on sinna sisse hüppanud, et nagu telefonist näitab, aga kuskilt mujalt vist tõesti, ma ei tea, kas mingi häkkimine tekkinud või mingi asi. Praegu mina avasin. Avasid, jah? Ja. On inimesed, kes ütlevad, et nad ei saa ligi tõesti. Ja kui ma panen siit... Kas sul, Leila, on Mac või sul on PC? Mul on Mac. Okei, sest et mul ta ütleb, et ei ole turvaline ja ma olen proovinud igat pidi, aga no ei õnnestu ja mul ei õnnestu PC-ga ka, et ma ei teagi. Riina, kas sa saaksid teha mulle screen'i sellest ja panna selle mulle meili peale? Ja ma oleks väga tänulik. Nii, selles PC-s tööarvutis mul tuli see lahti, nii et ilmselt on mingi Maci teema, et ma võin kirjutada, sest ma niikuinii pean sulle kirjutama. Just, pane korraga siis kaasa, eks ole, siis ma saan edasi liikuda selle teemaga. Aitäh sulle märkamast ja jagamast. Aga mina ütleks selle kohta, kas kellelgi on mõni küsimus veel? Kui ei ole, siis mina ütleks selle kohta, et naudime päeva ja oleme tegusad ja mina ütleks selle kohta, et oleme need inimesed, kelles võetakse eeskuju. Et nii palju on neid, kes kuidagi nagu otsivad seda eeskuju ja oleme sellise nagu eesmärgipärase ennastjuhtiva inimese mõtteviisiga teistele inimestele eeskujuks ja oleme ise maailma muutjad, eks ole. Nii et aitäh ja mõnusat enese häkkimist. Kõike head.